Tere, mina olen Helen Idarand ja räägin teile täna glütseriinseebi massist seebi valmistamisest. See seebi valmistamise viis on kõige lihtsam ja kiirem, et on täiesti ohutu ja väga hästi sobib ka koos lastega tegemiseks. Seebimassi me kasutame siis täna 2 tüüpi, läbipaistev seebimass ja läbipaistmatu seebimass. Ja esimene ülesanne on tükeldada seebimass suhteliselt väikesteks, ühtlasteks tükkideks, selleks, et ta sulaks ühtlaselt ja kiiresti. Ja sulatame mikrolööni ahjus 450 vatti juures ja sulatamise aeg sõltub sellest, kui palju te korraga sulatate. Et väikese topsi jaoks läheb võib-olla minut, suurema koguse jaoks paar minutit. Ja seda tuleks kindlasti pidevalt jälgida, sellepärast et ta kipub üsna kergesti üle keema ja üldse ei ole soovitav, et ta keema läheb, sellepärast et selle tulemusena tekib seebi pinnale selline mullitav kiht, mis ei ole väga kaunis. Kui seebimass on sulanud, siis me lisame siia sisse värvained ja lõhnaained. Me alustame sellest, et me teeme siis läbipaistmatust seebimassist seebi sisse kaunistused ja siis valame ülejäänud seebi läbipaistvast massist. Värvainena võib siis kasutada spetsiaalseid seebivärve või toiduvärve. Tuleb meeles pidada. Mida väiksem on seebi kogus, seda kiiremini see tahkub, et kui te tõesti teete 1 või 2 seepi korraga, siis te peate tegutsema väga kiiresti. Aga kui siiski juhtub, et teil see seebimass nõus ära tahkub, siis saab selle alati uuesti üles sulatada. Ja hetkel me siis valasime ühtlase kihina aluse peale tahkuma läbipaistmatu seebimassi, millest me paneme siis läbipaistva seebi sisse kaunistused. Sellel kihil tuleks nüüd lasta tahkuda nii kaua, kuni ta ei ole enam vedel, aga ta on piisavalt soe ja pehme, et teda annaks näiteks rulli keerata ja muud moodi töödelda. Et kõigepealt siis rullime selle pehme seebilehe tihedalt rulli, lõikame ta noaga vastavalt seebivormi paksusele sellisteks väiksemateks juppideks ja asetame seebivormi. Ja siis võime sulatada läbipaistva seebimassi ja valada selle siia peale, siis need jäävad sealt seebi seest välja paistma. Seebivormiks võib kasutada kodus leiduvad erinevad topsikuid. Peab arvestama sellega, et ta peaks kannatama umbes 70-kraadist temperatuuri, mis on siis selle seebimassi temperatuur peale valamisel. Näiteks võite kasutada erinevaid jogurtitopse, miks mitte ka piimapakke, sealt tulevad väga hästi välja seebid erinevad plastmass topsikuid. Teisest seebimassist me siis lõikame piparkoogivormiga välja erinevad kujundid ja sellega teeme siis niimoodi, et püüame need panna 2 läbipaistva kihi vahele, et ta teaksid seebi keskkohta. Kui seep on täielikult tahkunud, võib ta vormist välja võtta ja kohe kasutama hakata ja pesemist.